No nii, teeme siis väikse video kokkuvõtte sellest varustusest, mis mul seiklusel kaasas oli. Kõigepealt alustame sellest, mis oli seljas. Moo alussärk, isegi palavate ilmadega kasutasin, aitas ma ise tunnen, et aitab minu keha termoregulatsioonile kaasa paremini, kui mul on alussärk all. 2 paari sokke, lühike rattasärk, Moo oma, pikka rattasärki ma vist kasutasin ainult 2 hommikul, aga lühike oli kogu aeg kasutuses ja õhtuti proovisin ära loputada ja hommikuks oli jälle kuiv ja selga panna. Moo vest jahedateks hommikuteks. See uus vest on neil selles mõttes ülihea, et on 2,5 avaneva lukuga, ehk et kui on temperatuurid juba lähevad soojemaks natuke hommikul, siis võib-olla kaela tahad veel soojas hoida, aga alt saad juba luku lahti teha ja keha natukene jahutada. Siis Moo käised, jälle selleks, et jahedatel hommikutel soojem oleks. 2 paari rattapükse. Rattapükstega oli see teema, et iga õhtu proovisin kuskil veekogus püksid ära loputada, ilma igasuguse keemiata, lihtsalt puhta veega loputada ära, sest hügieen on hästi oluline. Ja järgmine päev panin püksid lihtsalt siia rattakoti peale kuivama ja õhtuks olid kuivad ja selleks, et järgmine päev hea jalga panna. Moo kindad, lühikesed. Kindad on sellised asjad, mida ma tavaliselt üldse ei kanna rattasõitudel, aga sellistel pikkadel sõitudel ja mitmepäevastel asjadel on mõistlik neid kanda, sest kunagi ei tea, mis võib juhtuda. Äkki paned külje maha või midagi ja selle tõttu, et käed katki, seiklus pooleli jätta ei tundu kuidagi üldse ahvatlev. Seetõttu kindad igal juhul soovituslik. Minu usaldusväärne Bock kiiver MIP-süsteemiga, Oakley prillid ja minu Leiki maastikuratta-kingad. Need kingad on nii maanteel kui maastikul, see konkreetne mudel on minu suurim päästja, kuna mul on labajalad sellised veidra kujuga, siis mul on vaja hästi laia jalanõud ja hästi kõrget jalanõud. Ja Leik toodab sellist mudelit, kus jalatsi pealis on erinevatest ribadest koosnev ja kuidagi töötab minu labajalgadega ideaalselt komplektis. On väga rahul nendega. Joogipudelid, suur pudel, väike pudel, suur pudel, 2 suurt pudelit ei saa panna, kuna see rattakott võtab üsna suure osa raami seest ära, aga väike pudel mahub ilusti sisse. Raami all samamoodi pudel, aga siin ei ole nüüd raami all samamoodi pudel, aga siin ei ole nüüd sees mitte jook, vaid siin on sees rehviparanduskomplekt, paigad, tööriistad, ketiparandus ja üks varurehv selleks puhuks, kui tubeless enam ei tööta ja vaja on rehv sisse panna.
Aga nüüd siis rattakottidest. Raamikotid on mul, kõik kotid on pärit Inglismaalt, ühe väikse tootja omad, Riistrap. Neid müüakse minu teada ka Eestis, aga ma olen ise tellinud otse nende käest Inglismaalt. On race-seeria kotid on nüüd need, mis on raami peal ja raami sees. Ja adventure-seeria kotid on need, mis on siis lenksu vahel ja sadula küljes. Ja lisaks on siis adventure-seeria stemmikott või siuke lenksukott väike. Raami peal kotis on siis tavaliselt toit, mis päeval nosin, pangakaart ja ID-kaart ja telefon. Ja mis on väga oluline, spork. Kui poest tuleb peatus ja isu süüa kohupiima, kreemi või jogurtit, siis enda lusikas igal juhul abiks. Siin selles väikses lenksukotis hoidin samamoodi sööki, pähkleid, rosinaid ja vajadusel sai panna siia lisaks ka siis ühe lisa joogipudeli, näiteks mingi väikse tavalise pooleliitrise veepudeli. Sest ülemisest kotist juba rääkisin. Alumine kott kahepoolne. Ühel pool hoian siis laadimisjuhtmeid, laadijat. See hambahari, lühikeseks aetud hambapesutabletid, taskunuga, kõrvaklapid, selleks, et saaks õhtul veeloogi kokku lõigata, lisa tagatuli, juhuks kui ühe aku saab tühjaks ja sõit veel jätkub, siis on hea, kui oled jätkuvalt nähtav. Hüppan siia kohe vahele. Põhitagatulena kasutan Garmini radarit. Ülihea on näha, kui keegi tagant läheneb, mõni sõiduk. Et sageli oled kuskil oma mõtetes ja võib-olla väiksemate teede peal ei ootagi, et keegi autoga sõidaks. Aga kui tuli või radar sulle märku annab sellest, siis see on nagu minu jaoks täna üks olulisemaid varustusosasid ratta juures. Ja siis on mul siuke väike trosslukk koodiga. Kui kuskil asulas lähed poodi, siis on hea kiirelt tõmmata ratas kuhugi kinni. Ütlen ausalt, Lõuna-Eestis, Kesk-Eestis ma seda väga ei kasutanud. Kus ma seda kasutasin, oli Põhja-Eestis ja Tallinna piirkond. Ma ei tea, kuidagi tunne oli selline, et seal peaks kasutama. Vahel tõmbasin ka õhtul lihtsalt ratta omavahel trossiga kinni, ratta ja raami, aga ütleme nii, et ega sellest väga palju abi poleks olnud, sest minema võid ratta ikkagi tassida. Tegelikult mul on siin veel ka kõrvatropid, aga need kõrvatropid on hetkel juba toas, sest ma neid kasutan iga öösel magamiseks. Ja lukust veel rääkides küsiti, et ega ma ei karda, et öösel keegi ratta pihta paneb, siis ausalt öeldes ei karda. Magan nagunii kõrvatroppides või kõrvatroppidega ja kui keegi oleks tahtnud ratast ära viia, siis ta oleks võinud selle viia kas lukuga või lukuta. Ma ei oleks seda nagunii kuulnud.
magad nii vaikuses. Nii, ja mis on siin teisel pool? Nagu ma ütlesin, kott on kahepoolne. Teisel pool on meil sellised asjad. Matkatöölise pass. Ostsin selle esimeses külastuskeskuses ja kogusin siis igast külastuskeskusest siia templid ja margid. Viimane Ähijärve on hetkel puudus, kuna külastuskeskus oli juba kinni, kui ma sinna jõudsin. Aga SMS-iga sai oma külastuse registreerida ja kui ma nüüd kunagi sinna satun, siis ma saan tagantjärgi võtta selle mälestuseks endale templi ja margi. Manomeeter. Tubelessi puhul hästi oluline, et kuna Tubelessi puhul hästi oluline. Natukene hüppame siis kohe ka rehvide juurde. Enne matka otsustasin oma Vitoriat ära vahetada tagasi Pirellide vastu. Pirellid on nüüd suurema mustriga Gravel M seeria ja ülirahul, et ära vahetasin. Kuna tegelikult ma ei osanud oodata sellist maastiku vaheldumist ja sellist liivasõitu ja sellist mudasõitu. Et kui ma oleks jätkuvalt läinud oma Pirellidega, siis ma arvan, et neid kõnnikilomeetreid oleks tulnud oluliselt rohkem, kui neid tuli praegu. Ja manomeeter oluline seetõttu, et Pirellid natukene lasevad õhku välja kuskilt, kas külje pealt või ei oskagi öelda, sest jooksu või tubeless tape see ei saa olla, kuna teiste rehvidega õhk püsib nagu rohkem paremini sees. Aga ühesõnaga rehvi rõhku iga hommikul kontrollisin, lõin õhku juurde ja miks on rehvi rõhk oluline on see, et kui sa paned liiga palju, siis on väga ebamugav ja ei ole pidamine nii hea. Ja kui sa paned liiga vähe, siis on oht, et sa lihtsalt rõhud rehvi ära. Rehvi sees on mul küll ka Kuskori rehvi täide, aga see siuke pisike manomeeter ei kaalu midagi ja ei võta väga palju ruumi, et igal juhul mõistlik kaasa võtta. Siis vedelvaha. Sellest ma juba ühes videos nagu rääkisin. Et jällegi ratta eest tuleb pikal seiklusel hoolt kanda. Käiguvahetaja lisaaku 7. päeval. 7. päeval sai tühjaks ja siis vahetasin teise aku vastu. Ratta eest hoolt kandmisest natuke rääkisin, enda eest tuleb ka hoolt kanda. See on nüüd Makoffi Chamois Cream. Ütleme nii, et kui seda ei kasutaks, siis teisest päevast alates enam sadulasistud ei tahaks. Et see ikkagi aitab nii palju hõõrdumise ja naha kahjustuste vastu, et see kindlasti päästis reisi. Ja siis Canyoni musett. Jällegi käid poes enne õhtust kämpimist ja tahad midagi kaasa osta, siis kottidesse sul enam midagi ei mahu ja siis selle musetiga lihtsalt viskad üle õla ja võtad telkimiskohta kaasa. Samamoodi hommikul sellega vead siis oma prahi telkimiskohast jälle kuhugi prügikasti. Nii, need kotid on tühjad. Võtame nüüd selle esimese koti. Esimene kott sisaldab endast puhtalt ainult magamisvarustust.
ja kogu magamisvarustus mahub siia ära. Telgi alus lisapõrand, vihmakate, telk ise. Telk on MSR-i Kuba NX, ühe inimese kergtelk. Püsib, ütleme, et ta on ise püstiseisev, et tegelikult ei pea kuhugi maa külge teda ka kinni tõmmata, et saab vajadusel panna ka näiteks parkimisplatsi peale püsti. Siis alusmatt, Thermarest, aga jällegi ultra light seeria, selleks, et ta oleks hästi väike, kompaktne ja mahuks kotti. Ja siis on Poola firma Pajak või Padžak, ma ei teagi, kuidas seda hääldama peab. Magamiskott, ülipisike, ülikerge. Sule magamiskott. Temperatuurid on siis 5-0-15. Ja temperatuurid 5-0-15. Tema suurim eelis on see, et ta käib ülikompaktseks kokku ja kerge. Ja lisaks on siis telgi kinnitamise telgi ja siis ka telgi kinnitamiseks naelad või ankrud või kuidas iganes neid kutsutakse. Mida siin hetkel ei ole, on see, et telgi pulgad käivad küll kokku, aga nad on nii piisavalt pikad, et nad minu 42 cm lenksu vahele ei mahu ja lenksu alla ka ei mahu, kuna mul on S-suuruses raam ja see Restrapi S-suuruse kott on sisuliselt ainus, mis mahub siia niimoodi ära, et ta vastu esiratast ei hakka hõõruma. Siis telgi pulgad käivad lisakoorma koorma kummidega tagumise koti külge koos koos plätadega. Aga mis siis tagumises kotis veel ise on? Tagumine kott L-suurus Restrapil 14 liitrit. Regen vihma jaoks läks vaja üks kord, siis kui päriselt sadas ja üks kord, kui oli siuke jahe hommik ja ma ei viitsinud panna pikka rattasärki. Teine paar rattapükse, nagu ütlesin. Siis põlvesoojendused. Paar hommikut oli nii jahe, et oli neid ikkagi vaja. Silmaklapid. Suvel on öösel nii valge, et pimedus on oluline. Siis lisakoorma kinnitusrihmad igaks juhuks, kui on vaja midagi kuhugi kinni tõmmata. Minu kõrvatropid. Pikk rattasärk, Moomo oma. Jällegi kasutasin äkki 1 või 2 päeval.
Siis väike sulejope. Jällegi hästi oluline, õhtul läheb jahedaks. Tõmbad endale laagris peale. Ja tema eelis on jällegi see, et ta käib hästi kompaktseks kokku. Väike matkapadi. Täispuutav, aga hästi kerge. Kohv hommikuks, ilma selleta ei saa. Igaks juhuks võtsin kaasa kingakätted, potikud. Läks vaja üks kord, aga hea, et olid kaasas. Märjad salfakad, ülioluline hügieeni jaoks. Kui õhtul telkida vaja kuskil, kus veekogu lähedal ei ole, siis intiimpiirkonda tahaks ju kuidagi puhastada. Moo kiivrialune müts, jahedateks õhtuteks jällegi elupääste. Merino pikad püksid, soojapesupüksid, aga kasutasin öösel magamiseks ja õhtul laagris olemiseks, sest niipea kui laagrisse jõuad, tahaks nendest rattariietest seljas lahti saada ja panna midagi mugavamat. Teine paar sokke. Merino särk, samamoodi nagu püksidki. Laagrist tõmbad endale selga ja jahedatel õhtutel magad sellega. Ja miks Merino? Merino eelis on see, et ta higistad samamoodi nagu iga teisega asjaga, aga Merino ei jäta nii hullu haisu riidele külge. Lühikesed püksid. Kui vaja sai ujumas käia, kui vaja sai laagris passida niisama. Taskurätikud. Läheb vaja iga päev võib-olla. Siis lisasokid laagris olekuks ja paaril külmalööl magasin ka nendega, sest ühel külmalööl ma unustasin jalga panna ja siis oli öösel ikkagi varvastel päris külm. Puhv oli igaks juhuks kaasas, aga see oli asi, mida ma kordagi ei kasutanud. Järgi jäi 2 hommiku jagu kiirputru. Väike esmaabikomplekt, plaastrid, tabletid. Õnneks vaja ei läinud, aga ilma nendeta ei saa. Siis pisike mikrofiiber käterätik pärast ujumist kuivatamiseks ja eelis on jällegi see, et on pisike ja ta ise kuivab üliruttu. Akupank 10 000 milliampertunni akupank. Tänases tehnikamaailmas ilma ei saa. Vaja oli laadida nii tagatuld, radarit kui ka telefoni. Ja siis köögivarustus. Campingkäsi, väike gaasipõleti fliit. Ja siis priimuse pott, kuhu läheb sisse ilusti täpselt campingkäsi gaas. Saab mõnusalt kompaktselt kokku pakkida. Ja see pott ise on pool liitrit. Täpselt paras, et hommikul keeta 400 ml vett, 200 pudru jaoks, 200 kohvi jaoks. Või siis mahutada sisse mõni poes poolfabrikaat toit, mida on vaja lihtsalt soojaks lasta.
mis lisaks ratta peal Lupine akuga esituli. Igaks juhuks, mine tea, kas tuleb mõni hull plaan, et äkki jääb pimeda kätte ja vaja pimedas sõita. Ja siis ka Garmini GPS. Jällegi ilma GPS-ita, nagu ma ühes videos mainisin, rajatähistus kohati oli segadusse ajav ja GPS oli see, mis aitas nagu välja. RMK ise pakub GPX-faile GPS-i jaoks alla laadida ja ma tõmbasin need Garminisse ja siis joonistasin iga päeva jaoks rajad valmis. Lisaks on siis raami peal veel Silka pump rehvide pumpamiseks. Ja that's it. Ongi tehnikaga ühel pool. Ja ratas ise muidugi. Suurepärane, vedas mind igast olukorrast läbi.